olen Eiki Leppmets, töötan Maaeluministeeriumis ja kuna see aasta on kuulutatud rahvusvaheliseks puuvilja ja köögiviljanduse aastaks, siis näitame täna ja ka edaspidi, kuidas Maaeluministeeriumi töötajad toimetavad oma aedades ja kuidas nad kasvatavad erinevaid vilju ja koguvad teadmisi selleks, et maaelupoliitikat ellu viia. Siin on tegemist Eeva Kulla sordiga, mis on kohalik sort, aga ei ole nii palju aedades levinud. Ja nagu näha, et ta võra on selline, natukene nagu kipakas võiks öelda. Ja seetõttu ka sellistes suuremates tootmisaedades ta levinud ei ole, aga samas õun on väga maitsev ja ka Eesti rahvusliku pärandi seisukohast ja mitmekesisuse seisukohast oleks oluline seda loomingut ka tulevastele põlvedele säilitada. See sortidel on oma head omadused, mida siis saab ka edaspidi sordiaretuses kasutada. Viljapuude lõikamisel nagu paljude või enamike teiste tegevuste puhul on oluline kõigepealt plaan paika saada. Ehk siis vaatame maa peal olles, millised õunapuude või teiste viljapuude oksad on kuivanud, millised on liiga sissepoole kasvavad või haigustunnustega. Et need lõikame kõigepealt ära. Järgmisena vaatame siis ja lõikame neid oksi, mis on püstised, kuna viljad kasvatab viljapuu rõhtsatel okstel. Nüüd oleme jõudnud minu tomati kasvuhoonesse, kuhu ma siis pärast tomatite eemaldamist panin erinevaid salatikultuure ja lootsin saada korraliku saagi veel hilissügisel, aga kahjuks seda ei saanud. Kevadel, kui ma kasvuhoonuksed lahti tegin, avastasin, et need kultuurid on kenasti talve üle elanud ja nüüd märtsi lõpus, õigemini juba märtsi algusest saadik olen ma saanud spinatit ja seda ma soovitan kõigile, et katke oma kasvuhoone pinnas või siis muld erinevate kultuuridega sügisel, et kui te sügisel saaki ei saa, siis on lootust kevadel saada ja just võtke, katsetage spinatit ja ka uuema kultuurina salatikletooniat. Nagu vanasõna ütleb, mida külvad, seda lõikad, siis kui me tahame hakata juba köögivilju sööma, siis tuleks kõigepealt seeme mulda panna. Ja nüüd varakevadel on selleks paras aeg, et esimesi varajasi porgandeid külvata, samamoodi erinevaid salatikultuure nagu rukola, ka spinat ja petersill. Et need on kõik sellised kultuurid, mis võiks võimalikult varakult mulda panna, kui muld juba harimist kannatab. Mina toimetan sellise väikse käsikultivaatoriga nendel väikestel peenardel ja mina arvan, et sellest täiesti piisab. Siin on mul siis taimede kasvulava, kuhu ma siis olen juba varakult külvanud neid kultuure, mida saab siis varakult kas siis maha istutada või mis on hästi pika kasvuperioodiga. No näiteks, siin on seller, et vaadake, iseenesest üsna selline nirakas on ta ja selline väike taimekene, aga pärast kasvab sellest suur varsseller, ehk see võtab päris pikalt aega. Samamoodi on siin mul sidrunein, täiesti olematu taim. Et nüüd võib siis igaüks mõelda, et millist hinda peaks siis küsima, ennem kui siis sellest taimest päris korralik suur köögivili kasvab, kui ta on nii pika perioodi siin kasvanud ja aedniku hoolsat kätt soovinud saada. Siin on ka porrulaugud, aga need on sellised väiksed taimed, mis siis pliiatsi jämedasena maha istutatakse. Ja maha olen külvanud ka ja pikeerinud kapsat, salatit, just varajased kapsad, et hilisemate sortidega on veel aega ja mõned maitsetaimed. Et mulle meeldib teha sellist täismängu, kus on nii külvamise tööd, pikeerimise tööd, istutamise tööd, et need kõik on sellise mõnusa teraapilise
võimega, vähemalt minu jaoks küll, ja soovitan seda teha tegelikult ka teistele, et avastate enda jaoks, kui hea on mõelda oma mõtteid sellise rutiinse tegevuse juures. Selleks korraks sai siis minu aiamaale ring peale tehtud. Järgmisel korral vaatame ka minu suuremat köögiviljapõldu ja loodetavasti lähme teiste Maaeluministeeriumi töötajate aiamaade peale vaatama, mida põnevat seal toimub.